Tere tulemast vaatama uut videot. Just praegu taipasin, et ma ei ole üldse kaamerat kätte võtnud, mitte midagi jäädvustanud, sest ma ei taha nendest asjadest rääkida enne, kui need on kõik päriselt nagu toimunud ka, aga ma ei pane ju seda videot, ma ei pea panema ülesse, nii et nagu jäädvustada ju ikka võiks. Ehk siis me leidsime oma kodule ostja, tegelikult isegi 2 ostjat ja nende vahel läks üsna rebimiseks, aga me otsustasime ikkagi minna siis sellega, kes esimesena ütles, et ma tahan ära broneerida, jah, me võtame selle ära, et siis selle põhjal, sest sellised, et kes ütlesid, et me oleme huvilised, me pangaga suhtleme, neid inimesi oli tegelikult päris mitu tükki ja ühesõnaga jah, et jäigi nagu arusaamatuks ja huvi ja siis pärast tuli välja, et tegelikult huvi oli väga suur ja kuna mina nende inimeste suhtes, kelle vahel lõpuks läks, ma ei ole erapooletu, siis abikaasa tegi selle otsuse täiesti, et okei, kellega me lähme broneerimislepingusse ja liigume edasi. Praegu ei ole veel üldse notariaeg teada, need asjad teada, et siis vaatab, et 2 nädalat on broneerimisleping, kui selle ajaga saab minna nendega tehingusse, siis saavad nemad, kui ei jõua selle ajaga, siis läheme nende teiste inimestega edasi, kes tegelikult põhimõtteliselt said pangalt juba positiivse vastuse kätte ja nii edasi, et tegelikult kui me oleks nendega läinud, siis meil oleks praegu notar juba, ma arvan, ära olnud. Aga tahtsin näidata, et ma siin praegu pesen kardinaid igal pool, meil tuleb sisse, et homme nad pidid tulema tegema, et siin on need lipikud asjad, et need siuksed mikromõrad asjad tehakse ära. Pesumasina tõstsime maha juba ja ühesõnaga olen hästi palju pesnud asju ja siuke korralik kaos on ja ma olen põhimõtteliselt enamus asju juba kõik tühjaks teinud, ära pakkinud, siin on ka koristada. Aga jah, oleme täiesti sellises kolimisfaasis ja meie garaaž näeb praegu selline välja, et võtsime lahti siis poiste voodid ja me viime need siis mu vanaema juurde hoiule, et me saaksime siis põhimõtteliselt, et me saaksime siis, kui me majja kolime, et siis me saaksime nad sealt nagu otse peale võtta ja me algselt mõtlesime, et me võtame need üürikorterisse ka kaasa, aga kuna nende pakkimine võttis juba põhimõtteliselt ja lahtivõtmine võttis pool päeva aega, siis me praegu abikaasaga otsustasime, et ei, et see üürikorter on nii ajutine, et ütleme kuskil 8 kuud või midagi sellist me peame üürikorteris elama, et pigem pakime nad korralikult ära ja viime mu vanaema juurde. Et siis on, sest üks asi ongi see, et okei, me praegu pakime hästi palju asju ära, aga kõik, mida meil nagu tegelikult majas või nagu vahepeal vaja ei lähe, mida on tegelikult väga palju asju meil ei ole korteris üldse vaja ja talvel vaja ja nii edasi, et siis need on nagu justkui ükskord pakkimine, ükskord lahti pakkimine, et ma üritan võimalikult palju asju niimoodi nagu ära panna, et lihtsalt oleks pärast see lihtsam, sellepärast, et majja kolimine tuleb arvatavasti sellel ajal, kui meil ei ole puhkuseid asju, et siis peab niimoodi kuidagi kõige muu kõrvalt saama seda teha, et praegu on suvine aeg, et õnneks abikaasa saab võtta puhkuse nüüd, tal hakkabki 2 nädalat puhkust, et selle aja jooksul me peaks saama kõik need asjad tehtud ja garantiiremont tuleb ka, nii et siis me saame lastega nagu eest ära minna võimalikult palju ja 2. august me saame arvatavasti siis korterisse sisse kolida. Me lähme tegelikult täna seda vaatama üldse. Meil on põhimõtteliselt üks variant ainult sellepärast, et sellised, kes oleks nõus andma üldse nii lühiajaliselt üürile, loomadega koos, neid põhimõtteliselt nagu ei leidu, et või siis on teine asi, ongi see, et need korterid on liiga väikesed, et praegu me lähme vaatama 4-toalist korterit, nii et loodame, et kõik läheb hästi, see sobib, ma arvan, et see sobib, see ei ole mingi, see on Anne linnas, see on väga lähedal laste lasteaiale ja niimoodi, et see ongi kõige tähtsam, et meil lihtsalt oleks mugav seal see aeg mööda saata ja see on jah, see on ajutine kodu, me ei vaata mingit pikaajalist ju asja, nii et jah, siuke update siis, selle koha pealt on nii palju emotsioone ja ausalt öeldes on nagu väga raske näha seda kodu nii tühjana ja väga raske on siit ära kolida, aga ma ei hakka praegu minema emotsionaalseks ja nii edasi. Ma olen siin juba küllalt selle pärast pisardanud ja ise me tahtsime seda. Nii et jah, lihtsalt hästi raske on, see on kõige raskem kolimine üldse, sest see on nagu kõige parem kodu meil olnud, nagu kõige parem kodu üldse.
ja siin ei ole tegelikult mitte midagi halvasti ja siin on kõik väga hästi ja isegi paremini kui uues kohas, kas või näiteks naabrid on nii palju toredamad et väga raske on ära minna siit. Vot, aga mõtlesin, et teen sellise vaheklipi, ma ei tea, kas ma panen selle mingi teise videoga äkki kokku, aga jah, see on siis meie põhiline tegevus, millega me siin vahepeal oleme tegelenud, pakkinud asju ja me kolime siis nii-öelda. Ja enamus asju me üritame panna siis jah, mu vanaema juurde, tal on suur maja üksinda praegu, et sinna mahub panna asju. Ja teisel korrusel ta ise enam ei käi, et kuna tal lihtsalt see trepist käimine on see probleem, et siis me saame sinna nagu enamus asju ära tassida. Ja kolime seekord täitsa ise, et võtame kaubiku ja mehe venna appi ja kolime siis ise ja loodetavasti saab see kiiresti tehtud. No nii, kell on jõhkralt palju, aga praegu on üsna vaikne ja lihtsalt tahtsin teha väikese update'i, et me saime päriselt kolitud ja ma sain ka kõik lahti pakitud ja ma olen lihtsalt nagu, et ma seda kõike jaksasin teha üldse. Ja et ma jõudsin ka kõik lahti pakitud, aga ma olen jõhkralt väsinud. Aga jah, ja homme ma lähen siis, me kolisime siis põhimõtteliselt nagu 2 päeva, aga tegelikult mul on päriselt siuke tunne, et me oleme reaalselt aprillis saadik kolinud. Et ma olen järjest nagu viinud oma nagu vanaema juurde asju hoiule ja pakkinud asju ära ja nii edasi, et nüüd oli nagu see lõpuspurt, sest et me lihtsalt tahame võimalikult nagu kulud ka madalad hoida, et me juba peame hakkama ju üürikorteri eest maksma ja nii edasi. Ja nootar on siis meil 6. Loodame, et kõik läheb hästi ja me oleme selle üürikorteriga praegu nagu väga rahul selles mõttes, et see ei ole midagi fancy't, see ei ole midagi uhket, aga see on piisavalt suur meile, mis ongi nagu peamine, et üldse leida korterit oli nagu üli raske. Esiteks, kes lubaks lemmikloomi ja teiseks, kes oleks nõus mingiks 8-9, vähem kui aastaks üldse üürima, et enamus tahavad vähemalt aastast lepingut on ja. Aga jah, rendini kaudu leidsime selle korteri, see on asukoht on super, et see on väga lähedal siis meil vajalikele asjadele ja saame kõik ilusasti, saame aetud. Vot, aga veidi siis näitan ka, et siin on köök, nõudepesumasinat ei ole, mikrolaineahju ostsime juurde, kohvimasin on meil vana, aga võtsime kaasa. Et see on siis kohvimasin, mis mul vahepeal oli sõbranna juures, et meil on see integreeritav kohvimasin muidu. Siin on veel koristamata lapsesöök, külmkapp on hästi suur, see on nagu tore. Ja siia me tõime siis kuivati ja kuivati jääbki nagu siia. Kõige suurem probleem on jalanõudega, et jalanõusi on üsna keeruline kuskil ära mahutada. Aga siuke mõnus riidekapp on. Siin üleval on ka igasuguseid asju meil, ravimid, asjad ja siis selle meie pesumasinaga oli see teema, et see ei mahu uksest sisse, nii et me peame ostma uue pesumasina, aga me teeme niimoodi, et ma tellisin selle täna ära juba ja kuna mu vanaemal on ka selline väiksem vannituba ja tema pesumasin on nagu jube vana juba, siis me teemegi nii, et me ostame siia uue ja ma ostsin siukse korralikuma, et siis mahuks siia ära ja siis mõõtsin vanaema oma üle, nii et kui me siit ära kolime, siis ma saan vanaemale viia selle, mida me siis praegu siin kasutame. Ja siin on tütretuba, seda ma ei hakka näitama. Ja siin on elutuba, aga jah, ühesõnaga selle viime siis vanaema juurde, kui me siit ära kolime. Nii, siin on siis elutuba. Telekas on veel ühendamata ja ma ostsin meile siukse kattemadratsi täna Jyskist, siukse korralikusest voodi, mis meil on nagu üli kõva, et selle peale ei kannata magada. Diivan hästi tagasihoidlik ja notsud kolisin ma esimesena ära, et nemad said oma ilusa härberi siia. Onni, mandikene. Nad kõik tujusid siin juba ennem rahulikult. Nüüd tulin siin segama neid. On nii või? Kuidas te tunnete ennast uues kodus? Tahate magada, jah? Praegu ei ole väga hästi näha, aga pudingule endiselt meeldivad lõuasügamised. Aga jah, nende puuri sain ka tehtud. Tegin sellise nurgaga, sest see sobitub siia
hästi. Võt, aga see madrats jah, peab 12 tundi seisma. Siin on siuke lastele siuke segamini nurk. Seal on hein mul 20 kilo tellitud, mille ma pidin ka kaasa kõik vedama. Ja siia tuleb siis abikaasa see töönurk. Ja lilled sain ära panna sinna. Ja me panime akendele, kuna see korter on hästi kõrgel, me panime akendele ka lukud, et siis lapsed ei saaks neid avada igaks juhuks. Aga lastetoas õnneks, lapsed ka magavad juba praegu, aga lastetoas on ka siis selline kõrgem aken nagu elutoas praegu oli, et siis vets on ju. Ja abikaasa on praegu duši all, et siin on meil nagu vann, duš ja sinna tuleb siis pesumasin, musta pesukurv ja see on siis meie magamistuba. Et tõstsime selle ümber, et muidu see suur voodi oli seal tütretoas, kus praegu tütar on, aga me tahame nagu poiste toale lähemal olla. Nii et panime siia ja siis on siis meie garderoob pluss rätikud, kõik asjad peavad siia ära mahtuma. Poisteriideid on ka seal vahel ja siis poisteriided ma panin üldse kuidagi praegu, et nende toas mingit kummutit asja ei ole, et nendel on lihtsalt mängunurk seal ja nii edasi, nii et jah, kuidagi peame siia ära mahtuma ja siin on siis minu töönurk ka, et mul on vaja tunde hakata ette valmistama juba kohe varsti, et august on käes. Ja seal on veel asjad, mis on vaja kõik pesta ja siis osa asju läheb veel vanaema juurde mul, mis ma avastasin, et ei olegi nagu vaja nii palju kaasa võtta ja ma lähen siit, mõtlen, kas niimoodi on äkki paremini näha. Ma koperdan otsa igale poole. Igatahes see vaade on jõhkralt äge ja ilus. Siit praegu on ainult niimoodi linnatuled näha, aga me oleme jah päris kõrgel ja selles osas on hästi kihvt, et nii kõrgel elada vahelduseks. Vot. Nii et saime kolitud ja see osa läbi ja hakatakse lammutama ka meil või juba hakati lammutama, et sellest teen ka video ja jagan teile seda teekonda nüüd edasi ja eks siis näib, kuidas see kõik kulgeb, aga kolimine on ikka hirmus väsitav asi ja ma ei tea, miks ma seda jälle ette võtsin. Aga viimane kord, ma väga loodan, et see saab viimane kord olema. Et see on nagu, ma täna rääkisin vanaemaga ka, et see on nagu laste sünnitamisega, et räägid, et never again ja siis 2 aasta pärast mõtled või aasta või 1,5 aasta pärast mõtled, et äkki võiks veel. Aga ei, loodame, et nagu Mattiasega ma enam ei kõik, et 3 on kohtuseadus, siis äkki nüüd on siis samamoodi. Vot, aga aitäh, et sa seda kolimise videot vaatasid. Kindlasti pane sellele videole like, telli kanalit, kui sa soovid sellel teekonnal kaasas olla ja nägemist. Tšau!